meil on tegelikult juba nädalavahetuseti, kui me koos trenni teeme. Natukene traditsiooniks on see, et alati pre-workout on üks jäätis ja üks energiajook. Jäätise peal pole mul kunagi ühtegi halba trenni olnud. Nüüd on aeg siis trenni minna ja täna me teeme trenni natukene teistmoodi, kui me tavaliselt teinud, eks me ei lähe otseselt jõusaali, vaid me tulime siia Tallinna spordihalli, et teeme natukene jõutrenni ja teeme natuke jooksutrenni ja miksime natuke. Järgmisena siis teeme seda, et ma pole ammu siin käinud, aga nüüd ma panen oma vanad naalikud jalga, mida ma ei tea, paar aastat tagasi kandsin viimati. Siis ma vaatan, kui kiire ma olen, et siin saab mõõtama 60 meetrit siis nende elektrimõõdikutega. Et vaatame, kas ma olen kiiremaks läinud, aegsemaks jäänud. Kunagi, kui ma kergejõustikus käisin, siis tegin jalgpalli kõrvalt kergejõustikut ja see andis lihtsalt meeletu füüsilise nagu edu. Siin seda kergejõustiku värki päris pikalt. Et ma olen siin, kunagi olin üsna tihe külaline siin Kalevis, aga nüüd peaks selle uuesti meelde tuletama omale. Ma arvan, see on hoopis 50 meetrit, sest et see aeg oli kuidagi liiga kiire. Aga proovime aja peale ka. Rekord jäi praegu tegemata. Just googlesin enne seda jooksu, et mis maailma rekord on. Siis 5.55 näitas. Ma jooksin 6.53. Sellegi poolest on väga hea nagu natuke rutiinist välja saada vahest trennidega, et täna mul pidi olema üldsegi vaba päev. Et mõtlesin, mis ma ikka istun, et tulen liigutan ennast natukene. Ja sellistes kergejõustikusallides on ka hästi teine vibe, et seal oli inimesi, et sita pead tule peegli eest ära, et mul on suurem rinnalihas kui sul ja inimesed liiguvad ja kõigil on hea tuju ja keegi ei taha, inimesed tahavad lihtsalt trenni teha, et siin on päris nagu siuke vahva käia vahest. Nii, trenn on ühel pool. Et pean ikkagi ütlema, et väga mõnus oli. Et täna ei olnud üldse trennipäev plaanis, aga tuli välja, et tuli veel parem kui tavaliselt. Ja järgmisena lähme sööma pitsat, aga sellist pigem dieetpitsat ja näete kohe, mis pitsat. Liigume sööma ja nagu ma enne ütlesin, siis lähme võtame midagi pitsataolist. Ehk siis naljaks on see, et kui fitness kogukonnas alati midagi uut, tervislikku, huvitavat tuleb, siis see nagu jutt sellest levib nagu kulutulene. Et nüüd on üks uus asi on jälle välja tulnud. Ehk siis kuskile Marek Kalmus tegi oma mingi pitsa retsepti, mis on üsna makrosõbralik ja seda lähmegi proovime. Et lähme uurime, mis koht seal on ja kui hästi see siis makrosõbralik pitsa maitseb. Siis pro-taskud on söödud ja 10 punkti skaalal ma annan reaalselt vist 10 punkti, sest et mulle nagu väga maitses. Et põhimõtteliselt see on nagu parem kui enamus pitsalised või tavaliselt pitsad, mida ma olen söönud. Kokku terve see oli ühe tasku kohta 350 kalorit, 25 valku ja mingi 17 rasva. Eks minul oli terve see 700 portsjon. Oli 50 valku, 35 rasva, 45 süsikut. Ehk siis ainuke kahtlus, mis mul on, ma ei tea, et see maitses nagu natuke liiga hästi nende kalorite kohta, et äkki seal on nagu 100 kalorit rohkem äkki, ma ei tea, et natuke kahtlane oli, aga maitsed super.
hetkel olen ma tegemas omale oma päeva viimast teinet, milleks on siis kohupiim ja puuvili. Kasutan täna sellist kohupiima, mis on siis laktoosivaba, kuigi mul ei ole mingit laktoositalumatust, aga minu arust see laktoosivaba kohupiima pastas on absoluutselt kõige parem maitsega kohupiim üldse, mida saab. Nii, tänaseks tõmbame video kokku. Kindlasti ma ei lõpeta praegu siin juba seda veeloga ära, vaid homme algab uus nädal, siis saan midagi uut ja huvitavat juurde filmida. Seega tänaseks on kõik, kohtume juba mingi teine päev. Lähme sööma. Uus päev on alanud ja esimese asjana kohe ma viin teid läbi sellest oma kaarepõllupudru rutiinist. Eks ma näitan täpselt, kuidas siis teha väga maitsvat kaarepõlluputru. Cooking with Mikk. Kõigepealt kaalute ära siis omale nii palju kaarelbeid kui tahate kuivalt. Siis valate peale vett, nii et nad oleksin kõik selle vee all. Siis panete soola. Siis panete mikroonahju. Umbes paneme minut 20. Vahepeal jääb muidugi pudru tegemine poolele, sest tuleb kaara kõue tulla. Kui ükskord on mikros käinud, võtad välja, siis võtad piima. Siis valad peale piima. Mingi 50 grammi. Mina panen suhkruasendajat. Ma ei tea, kuidas teistel on. Äkki mõni tahab mett panna, mina igast kaloreid ei pane sinna peale. Siis läheb uuesti mikrosse. Ja nüüd panen mingi hops nii palju. Nüüd viimase asjana paned valku nii palju kui tahad. Miks ma just valku panin pärast kõiki asju peale mikrot? Sest kui te panete valgupulbri sisse, siis läheb mikrosse ja siis ta läheb selliseks tükiliseks, et kõige parem valgupulber panna nagu hiljem. Siis kui see on tehtud, siis põhimõtteliselt ongi pudru valmis, panete peale seda, mida te tahate. Palju teil kaloreid on, mida te saate panna. Hommikupudru sees. Räägi, mis pudru meil on siin. Igast see hommikupudru näeb selline välja. See on üks kiivi, 3 geisha kommi, natukene kalorivaba karamellisiirupit, siis šokolaadivalku ja ma arvan, et see on täpselt sama hea, kui see välja näeb. Mis sa arvad? Nii, ma söön selle pudru ära, see on hommikusöögi ära, siis järgmine tegevus on see, et lähme trenni. Täna on push day, ehk siis kõik suruvad liigutused ja juba näeme trennis. Nii, alustame ka siis väikse voice-overiga, nagu Mikol on kombeks. Et kõigepealt siis rinnalt surumine. Siin ma teen üks 3-4 soojendusseeriat enne, kui ma lähen mingi tööseeria juurde. Ehk siis paar seeriat kergema raskusega, selleks, et rind ja õlad soojaks saada. Esimene tööseeria oli mul siis 100 kiloga, et see on minu jaoks juba, ütleme, suht suur raskus. Et kuna rind on mul kõige nõrgem koht, siis see, et ma teen ilusti 100 kiloga, üks siin 8 kordust või rohkem on juba minu jaoks suht hea.
et siit täna trennis tuli 8 kordust, kuigi see viimane oli üsna selline koleda tehnikaga, et tagantjärgi vaadates oleks võinud selle pigem jätta varusse. Peale 100 kilo läks siis 110 peale. See on juba ka minu jaoks ikkagi üsna raske seeria, et täna trennis tuli 5 kordust ära, mis on minu jaoks väga hea tulemus, et sellega ma ei väga rahul. Kuigi tehnika üle võib-olla saab siin natukene kurta, aga samas kui teha raskelt, siis alati on tehnika selline, et see ei ole kunagi ideaalne. Peale 100 kilo proovisin veel 120 ka kangile panna. See on nüüd minu selline suht maksi lähedal, et täna tegin selle 2 kordust ära, mis on ka üsna hea, aga kui vaadata neid korduste tehnikaid, siis see on ikkagi üsna selline, minu jaoks kole, et ma pean ikkagi tööd tegema selle kallal, et saada see 120 omale jõukohaseks. Nii peale rinnad surumist liikusin edasi siis natukene isoleeritumate liigutuste peale. Kõigepealt siis rinna üleosa masinal. Et siin on juba väiksem raskus, parem tunnetus ja pikemad kordused. Samamoodi siis viimane harjutus rinnale, mis on siis plokil kaablite ristamine. Seal on kõige tähtsam leida selline õige nurk, kus kohas sa siis näed käed ristad lõpus, et saad ise valida, kas aktiveerid siis rinnalihas üla- või alaosa. Mina pigem toon siis ülesse poole ette need käed. Edasi liikusin siis mu õla juurde, et õlale ma teen kokku 2 harjutust ja 8 seeriat ja kõik need seeriad on õla keskosale, et eraldi ma ei treeni õla esiosa push tail, sest et ma usun, et ma saan kõik koormuse läbi rinna, siis et ma ei pea eraldi õla esiosa treenima. Kõigepealt tegin hantlitega, siis tegin plokiga, et hantlitega natuke raskemalt, plokiga natukene kergemalt ja lihtsalt plokiga tunnetuse peale. Treeni lõpetasin siis triitsepsi sirutustega, mis on jällegi üks tavalisemaid harjutusi triitsepsile, et kasutasin selleks neid nööre. Siin lihtsalt vaadake seda, et kui te nööridega teete, siis ärge pange liiga palju raskust, et see paneb küüranukid suht suure pinge alla. Selline minu push day siis oligi. Kõik, kes soovivad, võivad selle trenni järgida, sest et see on üsna selline standardtrenn. Kui mõni naine tahab see trenni järgida, siis lihtsalt vahetage mõni rinnaharjutus õlaharjutuste vastu välja. Kusjuures, kui teil saab 1000 subscriberit täis, jumala kõva oleks nii kanafile giveaway teha. Nii, kõik koolid, tööd, asjad, kõik kohtumised, kõik on läbi ning täna õhtul meil on Kariniga siis väike kultuuriprogramm. Esmalt, kui me üleeile siis käisin seda tervislikku pitsat söömas, siis täna me lähme tšekime üle, kuidas on tervislik burger Uulitsas. Ja eks me jõuame kohe sinna, seal anname juba täpsem ülevaate. Burger on käes söödud, et terve see oli umbes mingi 500 kalorit, oli 480 ja 35 valku ja ma ütleks, et võrreldes pitsataskuga, siis pitsatasku võitis, et kui pitsatasku oli 10-10, siis ma annaksin sellele umbes 7-10, et tavaliselt ma olen rohkem burgeri inimene, aga lihtsalt see pitsatasku oli järsku nii hea. Ikkagi siiski soovitan, et halb ei olnud. Siis minule see elab. Sa oled mul teine, 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 sa oled mul teine. Pikk päev on õhtusse jõudnud, nüüd järgmisena kana ja riis sisse ja lõpetame selle veelooga ära. Jällegi, kui teile meeldis see veeloog, siis kindlasti andke märku, kommenteerige, öelge, mis teile meeldib, mis ei meeldinud, mida te tahaksite veel meie kanalis näha. Ja ma tänan teid juba järgmise korrani.